biggest stars on the best music. This is My Hits. Tere hommikust kõigile, kell on 9:23 ja raadios My Hits on toredad külalised jällegi. Ansambel Õed, Kristel ja Tuuli, tervist. Ja Piret, kes just võeti enne väliselt sina ei ole külaline. Ei no mind võeti ka õdedeks. Sa oled oma inimene, sinuga tervitame pärastpoole. Meil on ikkagi tähtsamad siin ja kolmandad liikmed bändides on alati sellised bassimehed või natukene imelikud, nii et praegu Piret solvumised jäävad ära, kes on tulla ansamblile. Piret on meie bändis bassimisnaine. Bassinaine. Super. Aga ma mõtlesin praegu, ma vaatasin seda My Hitsi logo, ma mõtlesin, siis nii kaua, kuni me siin oleme, siis on Mohits. No täpselt Mohits. See ongi Mohits. Brändid jätame praegu siiski rahule, las nad olla sellised nagu on, aga teie olete nüüd teinud lausa ühe suveloo, ma võiksin küll öelda, video eriti. Ja kiitused siis sinu elukaaslasele Kristel, kes on suurepärase video režissööriks. Ma olen ta nii tublisti üles kasvatanud. Palju sa teda peksma pidid, et ta sulle selle video ära teeks? Üldse ei pidanud mitmeid kordi. Tegi vabatahtlikult või? Jaa, sellepärast, et ta kunagi ütles, et ma tegelikult võin nagu teha, kui sul on kunagi vaja. Ja ma ei jätnud seda mitte kinni püüdmata. Ma ütlesin, mäletad, kui sa ütlesid, et sa võid mulle tegelikult idee poolest video teha. Ja siis tal õnneks tuli mingi hea idee ka, et ei teeme. Ja siis oligi. Oli vist päris fun seda teha, jah. Ütlen, et vaadata oli juba väga fun, et ma kujutan ette, et teha oli veel funim. Oli, väga lahe oli ja me andsime Mattiasele täieliku vabadusega, me ütlesime, et tee mis tahad, sinu visioon ja nii, kuidas sa ütled, nii me teeme. Kas tal teile mingid nõudmised ka olid? Me ei tohtinud meigiga olla. Jah, et hästi minimal make, see oli ja et juuksed ka enamasti siuksed pigem, et mida vähem sätitud, seda parem. Surakil ühesõnaga pidite minema. Ja mina olin täpselt, ja ma olin 100% poolt. Ma ütlesin ka seal videoshoot'il, et see on vist kõige lihtsam videofilmimine, mis mul kunagi on nagu olnud, et lihtsalt nii lõbus, nii fun, sa ei pea midagi, ei ole mingeid 2 tundi meigipause vahepeal, et kõik on siuke väga kodune ja lihtne. Tere tulemast lihtsalt ja toredate inimeste maailma. Meil ongi kogu aeg niimoodi, et ei peagi sättima ja ei ole vaja üldse mingit ülemõtlemist, vaid tuled lihtsalt paned ära ja kõik on rõõmsad. No aga samas sul on olnud ikka kõvasti igast järve ja asju. Null pole olnud. Siit jääb vaid küsida, et kas te nüüd kolite maale elama, kuna te seal saate juba sellise mõnusa maanaise maitse suhu ja? No nii kaua, kuni maja on elamiskõlbulik ja 35 kilomeetri raadiuses linnast võib isegi selle peale mõelda. Võib pangast laenu saada. Aga mina küll kolin Viimsisse näiteks just teile viisin esimesed asjad. Nagu seda Tallinna. Aplaus. No meil on hea meel, et My Hits hommikustuudios on siin maakad külas, lämme Õed ja jätkame juttu juba hetke pärast. Tere hommikust kõigile, raadio My Hits ja meil on väga lõbus siin stuudios, sellepärast et ansambel Õed on jõudnud kohale. Õed Tuuli ja Kristel ja te olete välja andnud siis uue loo Rulli. Oota, ma korraks lasen sulle ka, sa Piret seda lugu. Lase mulle seda lugu. See on kuulanudki. Mul tuju, kui maal poole käid ja sa rulli muda sees, kuniks uued valged tossud on sul muda sees ja sa rulli tants käib siin stuudios. Te võite kaasa ka laulda, te oskate ju. Me ei ole neid sõnu veel pähe. Meil natuke läheb aega. Et kui laivis peaksite esitama, siis tuleb ikkagi võtta paber ette ja... No selles lantises pole veel need sõnad üle. Ma ei saa printida neid kuskilt. Aga mis see, kuidas see sõnade valmimine siis käis teil, sellepärast et siin on loo autorid ikkagi istuvad ise stuudios meil ka, eks ju? Sõnade autorid. Üldiselt me lähme stuudiosse. Võtate paberi ja pliiatsi. Mul on selline märkmik. Nii. Ja mul on tavaline pastakas. Ja siis on tegelikult, et Bert klõbistab kõik mõtted, mis tulevad, klõbistab arvutisse, aga ma olen harjunud kõik, et ma saan nagu korra niimoodi paberit ja pliiatsit ja sinna nagu proovida kõiki neid asju, mis ma nagu tahan võib-olla öelda või et mis mõtted meil tulevad, et nagu
korra läbi proovida niimoodi kirjalikult päriselt. Ja siis kuidagi, ma ei tea, see lugu sündis, mu arust nagu sõnad tulid nii kuidagi kiiresti ja loomulikult ja meil oli nii lõbus kirjutada neid. Idee oli Perdil endal tegelikult, see refi, et Perdil oli see põhi olemas ja ta ütles, et mul on nagu idee, et siin refis võiks olla, et kuidagi, et rulli mudases, kuniks uued Nike'i tossud on sul mudased, nii et alguses seal oli üldsegi Nike'i toss. Aga kuna Nike'ile raha ei andnud, siis te panite ikkagi neutraalsema. Just, panime neutraalsema ja siis kuidagi aga alguses meil oli ka idee oli ikkagi midagi muud ja üldse kas 5- ei kirjutanud meile alguses 5- kirjutas mingisugused minust oligi Põhja-Korea Chris vist või nemad nagu vist midagi kirjutasid, aga see läks natuke meie sellest unistusest läks nagu natuke välja ja siis mingid asjad seal oli, mis me vist nagu mingid sõnad, millest me hakkasime kinni ja kuidagi siis tuli see. Siis kõik tuli ühesõnaga, kuulake, kuidas tuli siis ühesõnaga. Kuulge, teil tuleb lausa kontsert varsti, ma vaatan juulikuus. Mis asja te seal esitate, teil on ainult siin paar lugu välja tulnud ju. Aga me kirjutame juurde. Väga hea ja alati ja Nancy'l ja Klikk Okeil oli kunagi nii palju lugusid. Ja vaata, mis neist on saanud, midagi pole saanud. Mida Nancy teeb comebacki praegu, pärast kui me oleme ka Kristeliga 40 või 50. See on hoopis teine asi, kui teie olete 40 või 50, sest et teil on ikkagi selline ilus särav karjäär ette näidata, aga selle teise laulja koha pealt mul alati katkestab kõrvaklappides. No vot ei tea, no me ühesõnaga praegu, mida me Tuuliga teeme, me rajame endale 40-se comebacki vundamenti, millel ajal tagasi tulla. Kiiretan kõigi oma 2 käega alla. Kas Jam ei tee mingit kokkutulekut või? Seda ma ka ei kuulnud. Vaatame ikka tulevikku, ärme elame minevikus, sest tuleb kontsert, kõiki teie tegemisi saab jälgida loomulikult Facebookist, eks ole? Ja Instagramist samamoodi ja uus lugu on YouTube'is, vaadake kindlasti koos videoga, sest et see on väga naljakas ja lõbus. Üks ainus sükene väikene etteheide. Ma pean ikkagi nagu eestlane. Sa viskad küll seal põhku või heinatuuli, aga sul on, vabandage väljendust, sita vigel käes. Mitte siis heina viskamise jaoks. Aga see on sükene väikene tehniline. Sa ei tea, mis seal heina all peaks on. Tead, ma küsisin Mattiaselt, et on siin nagu mingi story ka või? Tead, ja Mattias vastas mulle, tead, kui sa tahad siit story't, siis seda ei ole. Nii et süke vastus ongi. No suurepärane, aitäh, et tulite meile külla. Kohtume teiega ilmselt varsti jälle ja loomulikult siis suvel ka teie kontserdil, nii et edu ja jõudu kõikides tegemistes. Ja teile ka, aitäh teile.